Meil oli väga tore reis ema ja Elitaga ühte minu lemmikusse linna Pariisi ja ma otsustasin teha ka ühe väikse video ülevaate sellest, mida me nägime seal ja mida kogesime. Lendasime sinna lennukiga ja esimene koht, kuhu me siis lennujaamast Pariisi jõudes maa peale saabusime, oli Jumalaema kiriku ehk Notre Dame'i juures, mis oli väga võimas hetk. Oleme Pariisi! Me oleme jõudnud kohale, milline vaat. Et kui me sinna Notre Dame'i juurde jõudsime, siis lõid kirikukellad väga saatuslikult justkui meie auks, kui me sealt metroost välja tulime ja järgmine asi, kuhu me läksime, oli väike laevasõit Sääni jõe peal. Et just õhtul on see alati väga ilus ja vaimustav kogemus, et kõik linn oli tuledes. Ja Eiffeli torn täis tundide ajal lööb sädelema ja särama, ka seda oli meil seal just jõe pealt võimalus vaadata. It is 324 meters high and weighs about 7,000 tons. It was first built just for 20 years, but was saved from demolition when they put a radio antenna. Et mina olin varem paar korda Pariisis käinud, aga ema ja Elita jaoks oli see esimene kord ja ma loodan, et neile meeldis sama palju kui mulle jälle korduvalt. Et Notre Dame on ehitatud jupp-jupi haaval ja on väga erinevates staadiumites olnud. Notre Dame'i me läksime ka järgmisel päeval sinna ka sisse vaatama. Et väga ilus ja kõrge ehitis oma roosakende ja muidu vitraažidega. Et väga võimas kogemus. Kahjuks video peale kunagi ei jää see tegelik vitraažide värv ja sära, mida meie seal koha peal nägime. Et nüüd me oleme järgmises kohas Saint-Chapellis, et see on küll palju väiksem kui Jumalaema kirik, aga minu arust selle vitraažid ja kõik need värvid on palju uhkemad ja ilusamad veel. Me istusime seal päris tükk aega ja nautisime ja vaatasime neid värve ja mustreid, mis seal oli. Meie kõrval istus üks tüdruk, kes ka joonistas seal, et samas oleks tahtnud nagu ise ka võtta värvid pliiatsi kätte, et koha peal teha. Et siin me oleme nüüd Galerie Lafayette kaubamaja katusel, kust siis paistis Pariisi ooperimaja, Palais Garnier. Et see ooperimaja on ka kuulus selle poolest, et sealt on pärit legend ja on ka tehtud film siis ooperi Fantoomist. Pariisi tipus,
tuul on nii kõva, et ega väga jutust midagi aru ei ole saada. Ja see imeline kaubamaja, kus siis olid müügil väga peened Fendi ja Diori ja moebrändide riided ja käekotid ja nii edasi. Siin me oleme veel selle ooperimaja ees. Et ühel õhtul siis käisime jalutamas ka Eiffeli torni juures, et mis ei olnud meie elamiskohast üldse mitte kaugel, et võib-olla 10 minuti jalutus. Et üks minu unistusi oli just sattuda L'Orangerie muuseumisse, kus on siis impressionistide tööd ja just Monet väga tuntud maalid vesiroosidest. Et seal oli tõesti väga eriline olla ja seda kõike näha ja kogeda. Et seal oli siis 2 suurt ovaalset ruumi, kus olid need vesirooside maalid ja pärast siis keldris all olid veel teisi impressioniste ja töid. Monet, Gauguin. Nüüd me oleme juba jõudnud Louvre'i. Et Louvre on nii tohutult suur muuseum, et kõike me ei jõudnudki sealt isegi läbi käia, et valisime maalide osa ja siis, kus oli ka näha mööblit ja tekstiile. Väga uhked laemaalingud, et peaaegu kõik ruumid olid tohutute lagede ja nikerduste ja maalidega. Läheneme Mona Lisale, tohutul rahvamasside trügimine, aga seal ta on. See on vist küll kõige tuntum maal. Mõned maalid olid ikka täiesti võimsad, suured laeni. Ja kõigile tuntud Moulin Rouge ja Moulin Rouge'i film on ka üks minu lemmikuid ja meil õnnestus sattuda sinna sellisel hetkel, kus ilmselt seal filmiti, pildistati midagi võib-olla uue etenduse tarvis, et meil oli võimalik sealt aknast piiluda. Et veidi peale seda filmimist aeti meid sealt ka kohe ära. Nüüd oleme me jõudnud Montmartre'i mäe otsa, kus on siis olnud väga kuulus koht kunstnikele
me käisime ka Montmartre'i surnuaias, et mis on minu jaoks ka hästi huvitav, et kui erinevad on erinevates riikides näiteks kas või surnuaiad. Väiksed kabelikesed, väiksed mausoleumid. Väga ilus ja vanaaegne. Pariisi metroojaamad on ka väga ilusad ja juugendi stiilis. Siin oli näha nüüd meie kodulähedal olev invaliidide kompleks, mille kuldne kuppel meile kodu kõrvalt paistis. Et filmisin ka natukene metroos, et kuidas seal see liikumine mööda neid tunneleid ja jaamade vahet käis. Päris palju oli seal maal ka ringi kõndimist, kui tahtsid ühe rongi pealt teise peale jõuda. Ja meie reisi kõige muinasjutulisem osa muidugi Disneyland. Pariisi Disneylandil on nüüd sel suvel sünnipäev 25 ja selle auks olid juba ka sildid, lindid välja pandud. Disneyland on vist küll üks kõige õnnelikum koht maailmas, kus lastel on näod naarul ja ka täiskasvanud tahavad sinna ikka ja jälle tagasi minna. Et me sõitsime Disneylandi rongiga, seal siis erinevate maailmate vahet ja me saime lausa piletid 2 parki, et Disneylandi parki ja Walt Disney Studio parki. Ja ausalt öeldes isegi ühest päevast jäi nende 2 pargi avastamiseks väheseks, et kui võimalik, siis lausa tasub minna mitmeks päevaks. Et kaugelt paistab seal ka siin keskel see Okasroosikese loss, mis on siis Disneylandi keskpunktiks ja tsentriks. Ja selle lossi külje all oli siis üks draakoni koobas, kus siis oli üks selline suur robotdraakon, mis seal lapsi hirmutas veidi. Ja Thunder Mountain. Ma lisasin siia videosse ka paar klippi netis leiduvad videosid, et kuna seal sees ise väga filmida ei saanud, siis väike aimdus teile, siis mida meie seal nägime. Ja muidugi üks minu lemmikuid õuduste maja ehk siis Phantom Manor. Kõigepealt aeti siis rahvas ühte väiksesse ruumi, mis siis hiljem selgus, et on justkui lift, mis siis vajub madalamale ja madalamale.
ja siis sai edasi liikuda mööda siis neid kõhedaid koridore, kust siis edasi suunati sellistesse rongikestesse, millega siis sai ringi sõita ja hirmu tunda. Et seal olid peeglid siis, kuhu ilmusid näod ja silmad. Palju oli ka kasutatud selliseid hologrammide efekte, et see olidki justkui selliste kummaliste filmitrikkide keskel ja esialgu ei saanud aru, et kuidas see saab sinu silme ees niimoodi olla. Uksed lõgisesid ümber, justkui keegi seal kolistaks taga. Ja siis muidugi suur tohutu saal, kus siis esialgu tühjalt näiv saal järsku on hologramme täis tantsijaid ja laua taga istujaid. Muidugi see orelimäng kõlas seal koha peal tohutult võimsalt ja efektselt. Et selles mõttes oli seal muidugi turvaline olla, et miski sind päriselt ei puudutanud ega ei ehmatanud. Kogu aeg oli igal pool midagi toimus, et sa ei jõudnudki vaadata kas ühele või teisele poole. Minu soovil me käisime seal lausa 2 korda. Et kunagi varem, kui me õega Pariisis Disneylandis käisime, siis tookord me käisime minu arvest isegi selles õudustumas 4 korda. Ja veel üks väga põnev asi oli Robinsoni puu, kus siis otsas sai käia. Järgmine veel üks hästi ilus ja armas atraktsioon, mis oli siis Peter Pani lend. Siia ka üks netist saadud klipp vahele, milline see välja nägi. Me sattusime Pariisi nii ilusal ajal, kus kõik kirsid ja magnooliad õitsesid, et see oli väga tore. Ja siin oli Elita lemmikatraktsioon, kus me käisime ka lausa 2 korda, kus justkui siis erinevate maade ja rahvaste lapsed kõik koos laulsid ja tantsisid. Paadikesega sõitsime ringi ja siis nägime kõike seda elu.
siis jõudsime Walt Disney stuudiosse, mis oli siis teine park, kus siis oli tähesõdade teema seal just õhus. Ja jälle üks minu lemmikuid, üks kõhe Hollywood Tower hotell, millest ma lisan ka siia ühe väikse klipi vahele, et mis see siis endast kujutas. Siia kahjuks ei olnud nõus mu ema ja Elita tulema, sest et väljas juba paistis ka, mis seal saama hakkab ning nemad ei olnud nõus seda läbi tegema. Veel üks põhjuseid, miks ma kindlasti sinna tahtsin jõuda, on see, et USAs on juba see atraktsioon suletud, et kuna ilmselt tehakse midagi uut, oli veel võimalus seal ära käia ja ära näha seda. Nii et jah, telekast sealt näidati meile justkui videot, et mingid hotellikülastajad on justkui kadunud kuskile teise dimensiooni. Ja siis mõtlesid, et mis siis sinu endaga juhtuma hakkab. Ja muidugi väga võimas elamus oli ka paraad, mis seal iga päev toimub ja kus siis kõik need tegelased ja printsessid, keda on võimalik seal pargis siis näha ja kellega on võimalik pildistada, siis paraadil siis tantsivad ja tervitavad publikut. Paraadi ajaks tuli ka päike välja.
ja muidugi õhtunaelaks oli siis lõpuetendus, kuhu me õnneks otsustasime jääda, et see oli ikkagi kõige võimsam kogu selle päeva elamus. Terve etendus muidugi kestis pool tundi, et siia videosse ma monteerisin lühema versiooni, kuid video alla ma panen lingid siis kõikidele nende sõitude videotele ja lõpuetenduse täispikale videole, kui kellelgi on huvi siis pikemalt vaadata. Ja ma siiralt loodan, et teil on ka kunagi võimalus minna nii Pariisi, imelisse linna kui ka Disneylandi, et see kindlasti on elamus nii lastele kui täiskasvanutele ja ma jätan teile selle video siia lõppu siis vaatamiseks ning ma loodan, et teile meeldis. Dreaming. Oh, Wendy. Oh, Peter, c'est une nuit de rêve. Look, the second star to the right. It can take you to Neverland and any place else your dreams can take you. La magie de la deuxième étoile peut nous faire voyager au travers de nos rêves. Wendy, it's time to fly into a world of adventure, to places beyond your wildest dreams. All we need is faith and trust. Oh, and a little bit of dust. Pixie dust. Avec la poussière d'étoiles. Hey, Tink! Tinkerbell! Where are you? Clochette! We need you, Tink! Clochette! Tinkerbell! Tinkerbell? Hey, Shadow! Come back here! Peter, ton ombre s'est échappée.